Tere taas! Täna on meil teile välja pakutud üks järjekordne võrdlus ja teistsugune võrdlus. Nimelt meil on 3 Jaguari. Meil on Jaguar XJS, meil on Jaguar XJ8 ja Jaguar XK. Kõik need mudelid esindasid Jaguari marki nii luksuskupeede kui luksuskabriolettide turusektoris, kuid seda erinevatel ajaperioodidel. Ja ma siin mainin ära ka need perioodid, millal neid autosid toodeti. Esimene oli siis Jaguar XJS aastast 75–96, kokku 21 aastat, millele järgnes siis Jaguar XJ8, mida toodeti aastani 2005 ja lõpuks võttis järje üle Jaguar XK, mida toodeti siis kuni aastani 2014. Ja täna ma üritan niimoodi teha, et ma väga oma isiklikke emotsioone esile ei too, vaid ma võrdlen neid autosid nagu detailides, et kuidas need mudelid arenesid läbi aja. Ja alustame siis kõige vanemast ehk Jaguar XJS-ist. Ma alustaksin sellest, et ütleksin niimoodi, et XJS on nagu selline, tundub nagu veel auto, mis on tehtud rauast. Ma kohe näitan, et alustame kas või ukste linkidest, et kõik käib kuidagi niisugselt mõnusalt, aga mõnusalt, mehiselt, raskelt, tummiselt, et siin on nagu tunda seda vanakooli kvaliteeti. Lisaks on meil siin niisugused ilusad kroomdetailid, kui on kuulda, et liigume ka edasi. Vaatame ka, kuidas on autol märgid peal, Jaguari embleem. Siin on ilusti võib-olla kaameramees filmib, Jaguar V12. Et on aru saada, et selle auto puhul on väga palju üritatud investeerida väikestesse detailidesse, et klient saaks kvaliteetse toote. Väljadisaini niisugune mõnus, selgelt näha, niisugune ajastutruu velg, väga elegantne, 15-tolline, tänapäeval võib-olla kõlab see väga uskumatult. Ise tollal oli, nii et ilus. Nii, et XJS-i interior on teile võib-olla juba paljudele tuttav, aga nagu öeldakse, et kordamine tarkuse ema, näitame seekord ka natuke rohkem detaile. Alustame siis sellest, et juba see nahksisu ülivalt kvaliteetne ja lausa niimoodi, et ma tahaks ninaga üles alla siin käia, sest see aroom on juba niisugune omamoodi feeling, mis annab üldpildile nagu seda täiuslikkust juurde. Väärispuit, mis samuti, et juba seda nii-öelda puudutades, katsudes, kuigi see on loomulikult lakitud, aga sa tunned kohe seda, et tegu on väga kalli asjaga. Võib-olla kaamerast tuleb lähemale. Meil on siin ka nii-öelda metallsed detailid, saab ka kuulda see heli, tip-top. Näitame ka näidikuid, niisugune vanakooli lahendus, spidomeeter, tahomeeter ja siin keskel on siis, eks ole, kütusekulu näidik ja nii edasi, õlirõhu näidik. Ja nii ongi, et ühesõnaga XJS-i interior on väga kvaliteetne, nii et detailidesse on taaskord väga palju tähelepanu pööratud ja super. Olen küll vähemalt korra sinna tagaistmele juba pugenud, aga ma täna teen seda uuesti, kuna meil on ka X8, nii et siis saab hea võrdluse. Aga ma näitan veel ühe asja teile ära, et võt siin asub XJS-i käsipidur, et sa tõmbad selle peale niimoodi ja kui tahad maha võtta, siis samuti. Ja nüüd ma panen istme enda niimoodi paika, et mina saaks veel siin enam-vähem mugavalt sõita. Ja lähme vaatame, kuidas siis see taga on. Nii, olen taga. Ma tõmban nii-öelda siis selle tooli endale uuesti jalge ette tagasi ja jalgade ruumiga on täitsa okei. Et nagu näha, mul siin ruumi on ja tegelikult see taga täitsa okei. Et selles mõttes, et minu jaoks muidugi pearuumi jääb puudu, aga lühikesed otsi saab sõita või näiteks kui ma olen siin taga üksinda, tegelikult mahub see veel üks inimene kõrvale. Et kui me nii-öelda õlg-õla vastu oleme, siis on siin täitsa okei olla ja natuke lühem inimene, võib-olla ma ise olen 183 m, võib-olla 184, nii et võtame sealt natuke maha, 175 m ja ma arvan, siin taga on üllalt-tavalt okei olla. Ja ma näitan teile korra uuesti, kes veel pole näinud, tähendab uuesti neile, kes on näinud ja neile esmakordselt, kes ei ole näinud, et mis on meil kassil kõhus. Nii, kohe
Nimelt on meil siis siin V12 mootor, 5,3 liitrit ja 217 kilovatti. Ja nagu näha, võib-olla kaamerast tuleb lähemale, et ühesõnaga siin ei ole mitte midagi peidetud, kõik on nii, nagu olema peab, igasugused voolikud, juhtmed, asjad, et selline, noh, ütleme siis nii, et mehaaniku märgune nägu. Nii, et oleme juba ka XJS-ist varem rääkinud ja neid sõidukogemusi kiitnud, sõiduomadusi ja taas kord, et ega mul ei ole mitte midagi lisada, et kes tahab rohkemat kuulda, näha, vaadaku meie vanemat videot, aga jah, et XJS-iga on tõesti hea sõita. Tegu on pehme autoga, mõnusalt pehme autoga, mitte ülemäära pehme autoga, aga samas teelpüsivus on hea ja nii ongi, et nagu ma olen vist juba öelnud vähemalt 5 korda, et suurepärane GT-auto. Et kui oleks vaja sõita 1000 kilomeetrit punktist A punkti B ja seda aastal 2024, siis ma meeleldi valiksin selleks näiteks XJS-i. Et jätkame siis X8-ga. Et esimene asi nagu XJS-i puhul oli see, et vaatame üle need ukselingid. Noh, ütleme niimoodi, et aeg on küll edasi läinud, aga kvaliteet pigem mitte. Võiks öelda isegi natuke tagasi läinud, aga on nagu on. Siin on meil siis peeglikatted, mis meil XJS-il olid ilusti kroomitud. Siin on meil, jah, on nagu on taaskord. Aga samas X8 on ilus auto. Et kui XJS tuli turule, siis toodi välja, et võib-olla see kontrast eelkäijaga E-Type'iga oli liiga suur. X8 puhul siis üritas Jaguar seda viga parandada ja nii palju, kui mina mäletan, kõik need testid võrdlused, mis tollal olid, kõik ühest suust ütlesid, et Jaguar X8 on ilus auto ja ma olen nõus, X8 on ilus auto. Vaatame üle ka siis X8 välja, et aeg on läinud edasi, et tegu on siis 17 oli see väljega, 2 tuli suuremaga, kui on siis see, mis me nägime XJS-i puhul. Ja see konkreetne velg on väga ilus velg, väga stiilne ja selle velje stiili nimi on Revolver, nii et kihvt. Et jätkame siis X8 puhul interjööriga. Huvitav on see, aga positiivne, et käsipiduri hoob on sama koha peal ja mis võib-olla hakkab esimene silma on see, et siin on puitu palju suuremas mahus. Ja, tähendab, ütleme, et ma ütleks enda juba seisukoha, ma lubasin küll enda emotsioonid hoida tagasi, jätta tahaplaanile, aga mulle see väga meeldib, kuid mis mind on alati võib natuke häirinud, et nii X8 puhul kui ka tolleaegsete XJ Jaguaride puhul, et kui vaadata seda armatuurlavapuitu ja vaadata roolipuitu ja vaadata käigukasti nuppu, need on kõik erineva tooniga ja nii palju, kui mina olen näinud, et need on kõikidel autol sedasi, et ei ole niimoodi, et võiks öelda, et võib-olla üks auto on avarii teinud ja võib-olla midagi asendanud. Ei, et nii palju, kui ma olen nende autoga kokku puutunud ja päris palju, täpselt sama lugu iga autoga. Aga kahjuks ma pean siin nii-öelda ka üht-teist negatiivset välja tooma, kuna siis X8 loodi sellel perioodil juba, kui Jaguar ei läinud Fordi omandusse, siis tegelikult on igalt poolt näha, et on hoitud kokku dollarit või naela, et jah, et ma korra lihtsalt käime võib-olla mõned detailid üle, et noh, silmale vaatan tegelikult kõik ikkagi nagu niisugune ilus, aga mida lähemalt sa võib-olla vaatad, katsud, noh, on näha, et see kvaliteet ei ole nagu see, et nahksisu, okei, ta on nahast, aga ikkagi see nahk, mis me kohtasime XJS-is, oli ikkagi palju kvaliteetsem. Samuti kõik siin muu, et kas või niisugused, noh, mul on seda raske võib-olla siin sõnades ümber panna, seda peaks võib-olla ise katsumise, vaatamise, nägema lähemalt, aga kõik, et noh, võib-olla kaameramast tulla lähemale, et kas või nii-öelda keskkonsool, siin on rohkem plastikust, kõik need asjad, nii-öelda siis vahed, asjad on suuremad, noh, siit on nagu näha, et kõik on niisugune, ühesõnaga, vähemalt grammi võrra, ma ütleks isegi 2 või 3, et niisugune viisakalt öeldes võib olla siis vähem kvaliteetsem, aga paraku siin oli, et ajad olid teised ja
ja nii see paraku oli. Teeme ka X8 puhul ära selle triki, et ronime taga istmele ja ma siis jälle panen selle esiistme niimoodi, et mul oleks enam-vähem veel siin okei sõita ja vaatame, mis siis tulemus on. Et nii, nüüd ma olen siia taha pugenud ja ma olen hetkel vastuse võlgu, kuna meil on tegu kabriolettmudeliga, siis ma ei tea, kui suur vahe ja kas üldse on olemas ka kupeemudeliga, aga vähemalt praegu ma panin selle esiistme enam-vähem paika nii, nagu mul ees oleks mugav ja ma praegu vaatan, et kui ma selle nüüd taha tõmban, siis ega ta ei lähegi, et mul juba praegu on niimoodi, et no nüüd ma sain paika, aga no mul on siin ikkagi väga ebamugav, et mul ei ole jalaruumi. Siin on see, ma istun siin niisugune väga krõnksus, pea on vastu katust, nii et ei. Et jah, et võib-olla kaameramees, kui ta korra lastakse istet natuke ettepoole. Nii, et nüüd ma palusin kaameramehe natuke esiistet liigutada, et ma sain vähemalt selle jalaruumi enam-vähem paika. Aga kuna see nii-öelda ka küljed on laiemad, tegelikult ma istun siin, nagu öeldakse, väga ebameeldiva nurga all ja isegi see pearuum ei ole nagu, pearuumi puudumine ei ole kõige suurem probleem. Aga ühesõnaga, praegu niimoodi istun ja ma nüüd lähen tagasi esiistmele, vaatan, kas ma nüüd, kui ma jalaruumi sain paika, kas mul võimalik ka ees istuda enam-vähem, nii et ma seal ära ei minesta. Nii, olen nüüd tagasi esiistmel. No ütleme niimoodi, et mugav mul siin ei ole, aga noh, et ma saaks hakkama, et kui oleks vaja sõita, et noh, ma saan hakkama, et võib-olla Lõuna-Eestisse niimoodi sõita ei tahaks, aga on tehtav. Ja vaatame ka siis X8 puhul, mis meil siin mootorruumis peidus on. Et X8 on siis selles mõttes nii-öelda uus mudel Jaguar ajaloos, et enam ei kohta siin ei Rida 6 ega V12 mootorid, vaid uued V8 mootorid. Tegu on 4-liitrise mootoriga ja tal peaks olema 209 kilovatti. Ja mis mul eelnevalt ei mainimata, siis tegelikult väga palju detaile, et kelle jaoks rohkem häiriv, kelle jaoks vähem, on pärit Fordilt, kuna nagu sai mainitud, oli Jaguar Fordi omandusse läinud ja nii ongi. Et kui X-S puhul oli kõik nii-öelda siis stiilne ja maitsekas, siis siinkohal võiks nagu tekkida küsimus, et kas see oli nüüd kõige parem lahendus või oleks võinud ikkagi natuke rohkem investeerida ja siia niisugused Jaguarile ainulaadsed näidikud ja nupud ja asjad panna. Et võib-olla ütleme minule, võib-olla kes ei ole väga palju Fordiga kokku puutunud, see ei olegi kõige hullem, aga siiski juba mina näen ära, et ikkagi, et see veel üldpilt, et need nii-öelda ilusad puitpaneelid ja võib-olla need natuke, ütleme viisakades lihtsad näidikud, et need ei lähe nagu omavahel eriti maitsekad kokku. Et oleme siis X8-ga sõitmas ja kuidas ta ka sõita on. Ma ütleks niimoodi, et taaskord võib-olla aeg on nagu edasi läinud, kas ka paremaks või mitte. Noh, eks see on nüüd koht, kus igaüks peaks ise jõudma mingile järeldusele. Et ma ütlen niimoodi, et sõita taga tegelikult on hea, et sõidab hästi, piisavalt mugav, aga võib-olla ütleme, et kes nagu rohkem niisugust pehmust hindab, et nendele võib-olla ikkagi tasuks siis vaadata, nendele ühesõnaga sobiks rohkem siis X-S ja tasuks vaadata siis X-S-i poole. Et aga ei, aga kindlasti võib-olla olukorras, kus tuleb kiiresti sõita, on vaja kiiresti sõita, mis iganes need olukorrad on, et arvatavasti on ikkagi X8 on siinkohal võimekam. Et on ikkagi nagu tänapäevasem ja on nagu tunne, et nii-öelda selles osas on võib-olla ikkagi nagu areng läinud edasi positiivses suunas. Nii, et siin on nüüd meie kolmas auto, Jaguar XK. Ja vaatame üle, et mis on siis selle auto puhul muutunud võrreldes eelkäijatega. Et me oleme vaadanud ka neid ukselinke kõigil autodel, et siin on niisugune, ajastu, ütleks niimoodi, et ajastu truu. Et pigem võib-olla juba grammi võrra kvaliteetsem kui X8, aga loomulikult ei ole ta enam selline nagu oli X-S-il. Lisaks ilusad detailid ja kui vaadata üldse autot, nii-öelda Jaguar XK-d, siis võiks nagu öelda, et ta on siis pigem nagu evolutsioon võrreldes X8-ga. Jätkuvalt ilus auto,
et maitse asi, mõnele meeldib X8, mõnele meeldib XK, aga kaunid on nad mõlemad. Nagu iga auto puhul räägime ka selle auto valuväljastuse disainist. Et kui ma õigesti mäletan, X-testil oli tegu 15 tolise väljega, X8 7 tolise väljega ja siin on veelgi juba 19 tolli. Ehk siis nõuetakse, aega tuleb kaas käia, välja disain on ajatu. Ta ei ole nii mänguline kui näiteks X8 puhul, aga mina ütleks, et väga-väga hästi sobib selle ülddisainiga kokku. Nii, tulles nüüd XK interjööri juurde, siis kohe esimene mulje on positiivne, sest et mina ütleks, et samm edasi võrreldes sellega, mida sai kohatud X8 puhul. Et väga hea on see, et on suudetud säilitada selline vana kooli briti luksuslikkus, nahk, ilus igal pool, puit, aga samas on kõik tundub, kõik on kvaliteetsem. Et kui X8 puhul ma tõin välja, et hakkas kohe silma selline kokkuhoid ja niisugune odav maigulisus, võib-olla teatud detailide puhul, siis siin juba kas või rool, need nupud, ilusad, eks ole, pärast võib-olla kaameramees eraldi filmib näha nupud, millega saab juhistet seadistada. Kõik on nagu parem. Et loomulikult ei ole siin võib-olla sellist, mida võib-olla, loomulikult ei ole siin sellist kvaliteeti tunda nagu X-testi puhul, aga see on arusaadav. Et võimalik, et tollal, kui XK tuli välja, et siis võib-olla sellist asja saidki võib-olla ainult kogeda Bentley'te ja Rolls-Royce'ide puhul. Ja nagu öeldakse, et sobib nagu sadul sea selga. Et siis jah, et need näidikud seal X8 armatuurlauas olid kuidagi kontekstid väljas, aga siin on nad tõesti nagu väga-väga ilusad, sobivad väga hästi kokku. Nii, ma nüüd tegin jälle selle suure seikluse ära, et pugesin taha istmele. Kuidas siin olla on, nagu näha väga mugav, eks ole, jutumärkides. Aga ma ütleks võib-olla niimoodi, et see istumisasend, ma ei saa öelda, et on natuke parem. Et head ei ole see midagi, aga ikkagi ta natukene parem kui X8. Et kuidagi see istenurk ja see on nagu kuidagi mõnusam. Et kas või see külg siin ei käi mul otse vastu. Ja võib-olla kui ma oleks pool viltu, siis oleks juba, ma ei kujuta ette, kannataks natukene sõita. Aga muidugi probleem nagu ikka kõige autod puhul nagu nendel oli, et muidugi pearuumi pole. Aga meil on olemas ka üks võrdlus, kus olid meil need Lux Cabriod. Ja kui katus on maas, siis põhimõtteliselt ma saan kohe pea just taha panna, siis on isegi siin niisugune, kannatab sõita lühikesed maid. Et jah, natuke parem kui X8, aga jätab väga palju ikkagi soovida. Aga ma lähen nüüd poen tagasi, ma vaatan, kas ma saan seal ka antud asend puhul ka ees sõita. Nii, nüüd ma olen tagasi sees, et ma siis iste ei samamoodi nagu oli enne. Mis ma nüüd ütlen? Ma sõita saan, et Tartusse sõita ei tahaks, võib-olla Tallinnast, aga häda pärast saab hakkama. Et ma nüüd jälle ei mäleta, kus X8 puhul oli parem kindlasti mitte, ma arvan enam-vähem sama. Nii, ja vaatame ära ka, mis on meil XK kapoti all. Nii, ja mootorruumis on meil siis samuti V8 mootor, ja 4,2 liitrine. Ja siis see 4,2 liitrine V8 mootor annab välja, kui ma õigesti mäletan, 219 kilovatti, ehk siis meil oli, X-testil oli meil 217, ehk siis siin on meil siis nii-öelda liiter natuke rohkem, väiksem mootor, aga kilovatt on meil siis 2 tükki rohkem. Olles nüüd XK roolis, muidugi tuleks anda tagasi, et kuidas selle autoga sõita on. Ma ütleks niimoodi, et olles nüüd sõitnud ka X-tessi ja X8-ga, siis XK sõidab nagu uus auto. Ja ma ei pea silmas seda, et oleks kuidagi uueväärne ja teised oleks kuidagi vanad väsinud. Et sugugi mitte, et tegelikult kõik, kes on näinud, et tegelikult meie X-testil on ilus must number, et mis näitab, et ta väga heas konditsioonis. Aga mida ma selle all mõtlen, et sõidab nagu uus, on see, et ta sõidab nagu XK sõidab nagu tänapäevane auto. Ja tegelikult selle on hästi lihtne põhjus. Ma ka mainisin, et X-test oli tootmis aastal 96, aga tegelikult ju tootmine hakkas aastal 75, ehk siis tegelikult on tegu ligi 50 aastat vana autoga
ja noh, see on ka loogiline, et ta sõidab nagu vanakooli auto. Ja tulles nüüd XK8 juurde, siis XK8 tegelikult ei ole üldse uue põhja peal, vaid XK8 kasutas ka XJS-i platvormi. Et loomulikult väga palju seal muudeti, et mootor uus, veermikud väga palju tehti ümber, kered uus, kõik mis tal uus on, aga ikkagi kontides on tunda seda XJS-i seda, ei oskagi öelda ühesõnaga XJS-i sellist, ütlekski võib-olla sellist vanemat niisugust sõidustiili. Aga XK, et kui XK turule tuli, sai täiesti uue platvormi, et väga palju on kasutatud alumiiniumit ja tõesti see auto sõidab nagu tänapäevane auto. Ja võib-olla ma tooks selle võib-olla kõige parema näite, et võib-olla kuidas neid autosid omavahel võib-olla seda sõiduomadusi võrrelda. Et nagu ütlesin ka, et vaatame sellele, et XJS on siis vanakooli auto, on ikkagi jätkuvalt väga hea GT-auto. Et aga võiks isegi aastal 2024 sõita väga siis pikki teekondi läbida. Aga muidugi, kui siis need nõuded tõusevad, et siis on selge see, et teatud olukorras, kus XJS enam hästi hakkama ei saa. Ja ma tooski näite sellise, et ütleme, et kujutame, et meil on niisugune mägitee, meil on seal üks Porsche 911, mitte uus, aga oletame 25 aastat vana. Ja kui nüüd oleks vaja siis sille autol kannul püsida, et ma arvan, et XJS ütleks viisakalt, et tänan ei ja jääme härrasmeesteks. Et XK8 või pigem sportlikum XKR, oleks näha, et ta seda väga teha ei taha, aga ütles, et okei, proovime, kuigi suure tõenäosusega võib-olla see midagi väga head välja ei tule, aga samas XK ütleks, et pole probleemi, teeme ära. Ja ma arvan, et XK8 ongi võimeline ka selle Porsche kannul püsima. Et see oleks võib-olla kõige parem võrdlus nende autosõidu omaduste osas. Ja loomulikult on ka muu, eks ole, et ütleme niimoodi, et see XJS, mis meil oli 5,3 liitri V12, et need on alati 3-käiguline automaatkast. Tuli küll 93. aastal, kui ma eksi, siis tuli see koos 6-lise mootoriga tuli 4. kast, aga neid mudelit on vähe. Ja XK8, tema siis tuli turul, ta oli juba 5. kast, kuigi 2002 aastal vist sai ka uue mootoriga 6. kasti, aga XK-l on juba 6. kast. Ja eks ka kiirusomadused, kõik see on nagu teistsugune. Et ma peast mingid arve väga öelda ei oska, aga ma arvan selline 5,3 liitrine XJS kiirendab sajani kuskil 8 sekundit natuke vähem. XK8, 4 liitrine võib-olla pigem seal 6,8, 6,9 ja selline XK 6,2, 6,3 sekundiga. Aga jah, et rääkida veel XK-st ja tema sõiduomadustest, siis tegelikult see ongi väga huvitav, et siin on 2 head omadust. Et esiteks on ta ka juhitavus on hea, teelpüsivus on hea, et see on kõik paigas. Aga samas on selles autos ka olemas selline mõnus mugavus. Et loomulikult ütleme, et väga kehval teel, kus XJS saab suurvast hakkama, et XK8 võib olla sellise olukorras nii hästi esineks, aga samas ta on ikkagi pehme, mõnus, on niisugune laineline tee, künklik, et sealt saab väga hästi hakkama, nii et ma ütleks, et XK puhul on väga, väga hästi see saadud paika see hea balanss mugavuse ja sõiduomaduste vahel. Ja nüüd, kui kedagi huvitab, et kui populaarsed autod olid, et tegelikult on niimoodi, et kui vaadata nüüd koguarvu, siis XJS-i tootmisarv oli kõige suurem, 115 000 tükki liigaudu. Aga samas võttes arvesse tootmisaega, siis jagades selle 21 aastaga, tuleb umbkaudu 5500 autot aastas. Muidugi see on nii-öelda keskmine, sest tegelikult alguses oligi, et XJS väga hästi ei müünud ja müük läks alles korralikult lahti seal 80 teises pooles. Kui ma eksi, siis parimad aastad olid vist 89-90, midagi sinna kanti. Et siis nii-öelda siis kogu tootmisarvul teisel kohal on XK8, et kokku tooti nüüd 90 000. Aga samas 9 aastat, eks tegelikult siis nii-öelda aastatoot on 10 000, mis tegelikult teeb nii-öelda siis sellest mudelist nii-öelda siis selle müügiliidri ja XK, neid tooti kokku kõige vähem, 54 000, aga samas jagada nüüd ära aastatega, siis tulekski põhimõtteliselt täpselt 6000 tükki pluss miinus ühes aastas. Ehk siis
ühest küljest kõige rohkem müüdi X-S-i, samas aastatoodang kõige väiksem, aga igal juhul jah, X8 siis nii-öelda on aastatoodangu poolest kõige populaarsem ja napilt teisele kohale jääb siis X-K. Ja nüüd on muidugi see kõige raskem küsimus, et milline neist autodest on kõige parem. See on keeruline öelda, et igal autol oma võlu. Et ma ütleks võib-olla niimoodi, et kes hindab sellist vanakooli tehnikat, võib-olla kvaliteeti, rääkimata see, et on võib-olla soov saada V12 mootor, ja siis igal juhul X-S on see ainuõige valik. Teisalt, kes siiski hindab nii-öelda britilikku luksust, nahka puitu, aga samas ikkagi ka soovib, et auto oleks tänapäevane, oleks kiire, oleks hea sõita, siis oleks just nimelt X-K see õige valik. Ja nüüd on küsimus, et mis see X-K8 endast siis kujutab. Et ma ütleks, et X-K8 ongi nagu kompromiss. Kompromisside puhul alati see, et oleneb, kuidas nüüd seda võtta, kas see on hea või halb. Et jah, just nimelt, et kui me nagu mõtleme seda, et tal ei ole nagu neid omadusi, mis tulevad X-S-i puhul tugevalt esile, võib-olla hea kvaliteet, mugavus, eriti pehme mugavus, eks ole, samas ta ei ole ka nii kiire ja nii hästi sõjatab nagu X-K, et selles mõttes oleks võib-olla X8 viimane nendest kolmikust, valikust. Aga teisalt jälle, kui võtta asja teisiti, et tahta sellist vanakooli autot, eks ole, millel on natuke sellist võib-olla vanakooli feelingut, vanakooli luksust, eks ole, aga samas tahta, et see auto ikkagi sõidab paremini kui X-S, oleks kiirem kui X-S, ökonoomsem kui X-S, et siis on jälle võib-olla X8 oleks jälle kõige parem valik. Et see on täpselt niimoodi, et kuidas keegi asja hindab. Ja nüüd on küsimus, mis oleks minu valik. Ma ütleksin niimoodi, et kui ma peaks auto võtma 10 aastaks, siis ma arvatavasti võtaks X-S-i ja mu valik oleks arvatavasti kabriolettmudel ja nii ongi, et see auto nagu meil oli 5,3 liitri V12, et see on isest väga hea mootor, seda on ka lihtne leida, nii et see oleks lihtne valik, kuigi tegelikult pigem ma võib-olla prooviks leida 6-liitrise mootoriga, 4-liitrise kastiga mudeli, aga neid on vähem, need on kallimad. Ja samas, kui rääkida kabrioletist, siis tegelikult ka 4-liitri A6 sobib väga hästi. Aga kui nüüd oleks ma vaja võib-olla autot 2 suveks ja sõidaksin ka rohkem, et võib-olla X-S-iga ma sõidaks võib-olla korra 2 nädala jooksul, aga kui tahaks nagu tihedamini sõita, siis oleks selle minu valik X-K. Et mõnus auto, kiire auto, väga hea sõita, nii katus maas kui katus peal. Ja küsimus, et X8, ma ütleks võib-olla niimoodi, et kuna X8 on juba sellest ajast, mis minu jaoks juba nostalgiline, et ma mäletan, kui need autod tulid 96. aastal, et tegelikult, kui nüüd võtta esimese otsa mudel, mina isiklikult võtaks võib-olla esimese otsa mudeli, ka kõige lihtsama, tavaliselt X8, mitte XKR-i, võib-olla mingit rohekat tooni, sees ka võib-olla selline eleda sisu ja osadel on selline armatuurlaud ja mingisugused detailid ka rohekamast nahast, et kui ma sellise leiaks ka pealt lahtse mudeli, et ma arvan, ma oleks sellega ka väga happy. Nii et kõik on head autod. Ja kuna mu kaameramees kõrval ütles, et minu arvamust ei küsinudki või, et küsime ka kaameramehe arvamust, et mis oleks siis nii-öelda tema valik? Ma arvan, et Henri tõi head pointid, et oleneb nüüd autot, kui tihti kasutada. Et mina, kui esindan seda nooremat põlvkonda, siis ma usun, et ma valiks ikkagi selle autoks X-K. Puhtalt sellepärast, et igapäevaselt on vaja sõita ja kas jääb toimingute kõrvalt aega, et nautida X-S-i mõnusi, siis ma pigem kahtlen. Et pigem ma valiks auto, millega ma jõuaks ja tahaks ka igapäevaselt sõita. Välja arvatud muidugi talved, aga kindlasti valiks X-K selleks.